Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Rosina sai, nii pehme teeb keelele pai. Sõna. Sinu sõna on kaunis kui ööbiku laul, sama võimas kui võluri saul. Sõna. Yeah. Sõna. Sinu sõna on terav kui tulegee, see hävitab kõik oma tee. Sõna. Sinu sõna on raske kui rusikahool, mis mu tagasi mõistusele too. Sõna. Ma ei alahinda sõnade väge, siiski päevast saan ette pähe. Mõni õppetund jääl meelest ei lähe, mõni aga unume kõige pea. Ma andsin sõna, et võtan kord sõna, see mu sõna seadmisanne on ülikava ehki. Vaikimine, kult ja rääkimine, hõbe, maivar ja tõde, võid jutu pauriku tõbe. Tivisõnad, tegusõnad, asesõnad, vanasõnad, kiidusõnad, tempesõnad, püssisõnad, vanasõnad, kõik need on mängus ja meistrid lauas, hõbe kuulid on rauas. Kui rosina sai, nii pehme teeb keelele pai. Sõna. Sinu sõna on kaunis kui ööbiku laul, sama võimas kui võluri saul. Sõna. Sinu sõna on terav kui tulegeel, see hävitab kõik oma tee. Sõna. Sinu sõna on raske kui rusikahool, mis mu tagasi mõistusele too. Sõna. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Keskpäevatundi Kuku Raadio, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Indrek Riikuja ja Priit Hõbemägi. Laulis ansambel Bombillas ja lauluks olid sõnad ja see laul viitab siis sellele kummalisele loole, et Eesti uues õigekeelsus sõnaraamatus pole 2025. aastal ilmunud versioonis enam sees mehe ja naise suguelundid tähistavaid rahvakeelset sõnu ega ka igasuguseid muid vulgarisme, aga muuhulgas ka selliseid sõnu, mida me igapäevases keeles kasutame ja see Eesti Keele Instituudi otsus on teeninud mitmete keelehuviliste, sealhulgas ka poliitik Eerik-Niiles Krossi suure pahameele, kes nõuab nende sõnade tagasipanemist õssi. Aga me alustame, sellest räägime saate lõpupoole, aga me alustame erakondade reitingutest, hoolimata sellest, et aasta on alles alanud, sisuliselt esimene kuugi ei ole lõppenud, käib poliitiline elu juba nii suure hooga, nagu sellel lõppu ei olekski. Ja erakondade reitingud, siis Kantar Emori jaanuarikuised reitingud näitavad seda, et Isamaa on tõusnud peaaegu 26%, populaarsust tõusnud tugevasti on ka Keskerakond, siis tuleb terve punt, sotsid, EKRE ja Reform kuskil seal 12-13% peal. Kõige lõbusam osakond paikneb siis reitingu edetabeli lõpus, kus on võrdselt 1,4%-ga koos Eesti 200, siis erakond Koos ja Rohelised. Ja nagu me teada saime, siis Roheliste juht Evelin Sepp on võtnud juba täieliku poliitilise vastutuse, loobunud Roheliste juhtimisest,
võiks ju öelda, et Eesti 200 on ka 1,4% peal, aga Kristiina Kallase poolt samasugust vastutuse võtmist siiamaani pole kuulnud. Aga arvad, et võib tulla või? Ei tea, ma ei usu, ma arvan, et seal hoitakse nii kõvasti oma toolides kinni, nii et küüned tulevad. Tasub siiski meenutada, et tegelikult ju suvel lahtine on, kas suve hakul või suve lõpus peaks Eesti 200 endale uut esimest valima ja tegelikult Eesti 200 on ju nii-öelda mässuliselt meeleolud on ikka liikvel, et seda võiks teha võimalikult vara ja kindlasti välja vahetada, aga mis see saab? Omaette küsimus, et on sellel muidugi üldse mingit tähtsust? Sa mainisid ka rohelisi ja rohelised olid ka ju parlamendi erakond, kui te õigesti meenutate, et jah, nüüd on ta seal oma toetuse, kus ta on, aga Keskerakond on oma toetuse kasvatanud viimase 7 aasta kõige kõrgemale tasemele, 23% Emori järgi, 24% mõne teise küsitluse järgi, viimane oli selline toetus 2019 talve algul. Siis oli Jüri Ratas, Edgar Savisaare mantlipärija tegelikult tookord võimul ja tema juhitud partei riigis koos sotside Isamaaga, eks ole. 2019 sai Keskerakond ju parlamendis veerandi häältest, nii et tegelikult tookord oli tohutu edu, siis oli kohutav langus ja ma pean tunnistama, et Mihhail Kõlvart on erakonna suutnud sellest langusest välja tuua ja Emori järgi on üks märkimisväärne detail, et tõsi küll, Keskerakond on venekeelse valija hulgas valimisõigust omava Eesti elaniku ja kodaniku hulgas kõige populaarsem. Keeruliselt ütlesid, põhimõtteliselt tähendab see seda, et Keskerakond on nüüd taas täielikult Vene partei. Ei, vastupidi, ma tahtsin jõuda selleni, et Emori järgi eestlaste toetajaskond on kasvanud ka ikka väga palju. Ja sealt tulebki see üldine toetustõus Keskerakonnal ja kui päris ausalt öelda, siis kõrvalt vaadates väga keeruline on tegelikult öelda, et mida Mihhail Kõlvart on siis teinud nii õieti, et meenutame seda mõne aasta tagust aega, kui Kõlvarti ja Tanel Kiige vahel käis duell erakonna esimehe koha pärast ja väga paljude seas valitses ikkagi matuse meeleolu, kui Kiik mitte peale ei jäänud, vaid Kõlvart võidu võttis ja tollel hetkel küll ei uskunud keegi ja ei arvanud, et võiks tulla selline kiire tõus. Aga see vastus küsimusele, et mida on Kõlvart teinud, vastus on väga lihtne. Kõlvart pole teinud. See tegid Reformierakond ja sotsid, kes terve eelmise suve Tallinnas jändasid, tekitasid mingisuguse uskumatu jama, iga nädal muutus oma seisukohti, mida sai siis Keskerakond rahulikult kõrvalt vaadata ja olla nii-öelda oma olemisega lihtsalt jätta tasakaaluka ja rahuliku mulje ja sel ajal, kui siis nii-öelda intellektuaalid pintsak seljas higine rabelesid ja üritasid järjest uskumatumaid lollusi välja mõelda. Et selles mõttes mõnikord aitab sulle väga hästi kaasa see, kui sa seisad selle platsi kõrval, kui sa ei sekku mängu, mis tundub nõme ja lihtsalt räägid vähe ja jätad endast rahuliku, intelligentse ja lugupeetud. Selles mõttes, Priit, ei ole õigus, et oktoobrikuus olid kohalike omavalitsuste valimised, sealt on ikka päris palju aega möödas ja Keskerakonna reiting on kasvanud, nad on Tallinnas võimul koos Isamaaga, mis on iseenesest ju natukene küsitav, aga näed, tulevad toime. Tänavad on puhtad, mina ei mäleta aastaid sellist talve, kus nii hästi oleks koristatud, vähemalt sellel marsruudil kesklinnas, siselinnas, kus mina liigun, järelikult toimib. Minul natukene kripeldab, aga see selleks, kui me võtame selle, milline edu on viimastel aastatel reitingute kontekstis saatnud Isamaad, siis selle taga on olnud ikkagi nii-öelda väga süstemaatiline ja väga teadlik töö. On väga palju räägitud, valitsus kritiseeritud, kõike seda. Kõlvart kindlasti nagu nii jõuliselt ei ole esinenud, ametlikult ta midagi ja kuskil on ta teinud ja seda tehes on see siis palju või vähe, on ta mõjunud väga veenvalt ja see on aidanud just nimelt, selle viimase uuringu valguses viidatakse just sellele, kasv tuleb eestikeelse nii-öelda eestlaste toetuse kasvu arvelt. Isamaad ei mõjuta justkui miski, et ei mõjuta see, et nad olid sotsides samas valitsuses, ei mõjuta see, et nad on Keskerakonnas samas valitsuses ja üheks põhjuseks ilmselt on mitte midagi pole öelda, üheks põhjuseks on Isamaa esimehe Urmas Reinsalu väga aktiivne tegevus, ta on ikkagi, ma julgen öelda, Eesti
8 kõige nähtavama poliitika seas ja ta teeb selleks igapäevaselt väga palju, toimib. No lõppkokkuvõttes on ju valimiskampaania järgmisteks Riigikogu valimisteks juba selgelt alanud, kõik loovad mingeid struktuure või selliseid koostöid, mis aitaksid edasi minna, et kui mõni erakond siis üritab ehitada enda ümber müüre, kui me vaatame siis selle nädala sündmusi ja uuesti üles kerkinud siis diskussiooni teise pensionisamba ümber, siis Reformierakonna poolt tehtud ettepanekud olid selgelt sellised, et üritada siis vähemasti ühte seadust, et pensionisammastega ja pensionikindlustusega seotud seadust teha Isamaa kindlaks siis nii-öelda erakonna mõttes, ehk kui seadusesse soovitakse sisse kirjutada sellist lauset, et seadust pole võimalik muuta järgmise 5 aasta jooksul, siis tähendab see minu meelest 3 asja. Punkt 1. Eeldatakse, et pärast seaduse muudatust tekib Isamaa erakonnal kange soov seda seadust uuesti tagasi pöörata. Punkt 2 on see, Reformierakond tegutseb praegu kursil, kus nad on täiesti teadlikult, et nad kaotavad valimised, et nad kukuvad opositsiooni ja kui palju neil seal kohti saab olema ja kui kaua nad seal opositsioonis on, seda nad ei oska ette näha. Ja 3. on muidugi küsimus selles, et kuivõrd põhiseaduse pärane ja kuivõrd minu meelest väga küsitav on see, et kui hakatakse kirjutama seadustesse sisse selliseid asju, nagu seadust ei tohi 5 aasta jooksul muuta. See on ju minu meelest nonsenss, kui meil on nagu demokraatlik parlamentaarne valitsemiskord ja meie poolt valitud siis esindajad teevad seadusi, nemad on siis meie seadusandjad, siis kuidas saab siis eelmine valitsus kirjutada sisse, et 5 aasta jooksul muuta ei tohi. See on üks neid algatusi, mille saab alati ära muuta. Et riigikorda mingisuguseid asju ei tohi muuta 50 aasta jooksul, et see muutub juba naeruväärseks. Tundub, et Reformierakond ütleme, intelligentsed lugupeetud inimesed, aga teevad mingisuguseid kummalisi ja lapsikuid asju. Mis see nende vaatest nüüd ikka nii väga kummaline ja lapsik on ja kui katsuda nii-öelda vaadata positiivset poolt, siis me saaksime vähemasti, kui see muudatus läbi läheks, siis me saaksime tõenäoliselt tulevikus teada Riigikohtu seisukoha, et kas siis võib sellist asja muuta või ei või muuta, kui Isamaa võimule läheb, pääseb ja tal oma koalitsioonipartnerit või partnereid õnnestub veenda, et teine sammas kaotada tuleks või teist sammast taaskord reformida tuleks. Et siis nad kindlasti püüavad seda teha, aga samas jättes kõrvale teema, et kas teise samba kaotamine on mõistlik või mitte või kas selle reformimine on mõistlik või mitte, siis selles mõttes nagu teatud loogika on siin olemas, et meil on väga palju näiteid ja otsa nendega on tegelikult Reformierakond ise lahti teinud, kus minnakse mingisuguseid asju muutma ja tegema väga ootamatult ja väga kiirelt. Meenutame kunagist käibemaksu tõusu ja mida kõike veel, et pension on üks nendest asjadest, mis peaks olema võimalikult stabiilne, et kui me vaatame seda, kuidas meil on reguleeritud pensioni esimene sammas, siis see on ju väga, pensioni suurus muutub iga aastaselt, aga see mehhanism, kuidas ta muutub, mis need seal tegurid, otsustajad ja määravad asjad on, see kõik on paika pandud. 3. sammas on selles mõttes natukene nagu teistmoodi, et see on puhtalt vabatahtlik asi, mida teevad inimesed ise ja see on nii-öelda riik sinna ei puutu, aga kuna teise sambasse riik puutub, siis mõningane stabiilsus ka selles vallas oleks nagu mõistlik, et selles mõttes selles 5 aasta taotluses on oma loogika sees, kas seda peaks nüüd nagu nii tegema minema ja nii muutma minema ja kuidagi seadusesse kinnitamine. Sellel ei ole selles mõttes mõtet, et kui seda tahetaks muuta ka ennem 5 aastat, siis tehtaks seda ikkagi nagu nii. Seda küll, jah. Kõigi nende pensionikogumistega on muidugi see loogika, et parem kui sul on midagigi, vaatamata sellele, mida see inflatsioon teeb ja vaatamata sellele, kui suur on selle pensionisamba eelkõige siis 3. tootlikkus. Aga minu meelest oli see teise pensionisamba kaotamine omal ajal ikkagi seotud päris suurte riskidega, et ma arvan, et selle tagasitoomine iseasi,
kas seda on võimalik tagasi keegi pole kaotanud mingisugust teist pensionisammat, mis sa räägid? Sellelt raha väljavõtmise võimalus. Ja, seda ei olnud. See ei ole pensionisamba kaotamine, see oli reform. Aga ma tahaksin selle sama teise pensionisamba kohta öelda seda, et mulle läheb see asi korda. Kuna mina olen üks nendest, kes võttis oma teises pensionisambast võttis raha välja, mul oli sellel hetkel oli tarvis sooritada üks investeering, mis täitsa kummalisel kombel oli täpselt sama suur nagu see summa, mis mul oli teise pensionisambasse kogutud ja ma sain selle sinna paigutada. Ja ma tean, et see tulevikus toob mulle tagasi palju-palju rohkem, kui seda teeks siis see raha pensionisambas, ükskõik millised imelised need fondijuhid seal ka ei oleks. Aga mis imeinvesteering see on, mille tootlusesse nii kindel võid olla tulevikus? See on kinnisvara. See peab olema päris huvitav. See on heas kohas asuv kinnisvara, mis ei lähe kunagi odavamaks või läheb kogu aeg kallimaks. Aga ma ei ole nii oluline selles loos. Point oli mul selles, et see, et pensionisambad on 3, see on kõik okei, nad on erinevad, see, et inimesed siis kogusid vabatahtlikult teise pensionisambasse, väga tore. Nüüd teise pensionisambas kõige suurem probleem oli siis selles, et inimesed, kes olid sinna oma raha sisse pannud ja olid seda teinud juba 10 aastat, ei saanud sealt seda raha kätte. Minu raha, aga kätte ei saa. Täpselt, ka minul oli täpselt see sama probleem. Ja samamoodi siis 100 000 teistel inimestel Eestis. Nüüd on võimalus seda raha kasutada ja tahaks kasutada, aga ei saa. Ja siis, kui sa pöördud riigi poole, siis riik ütleb sulle, hea sõbrakene, et ei, et kõigepealt pead sa jääma vanaks ja väsinuks ühesõnaga, siis peavad sul liigesed ära kuluma, siis me hakkame sulle andma 40 eurot kuus ja siis me ütleme sulle seda, et see hoiab sinu elatustaset kõrgel ja ilma selleta sa lihtsalt kõnged nälga või tuled Rahandusministeeriumi ukse taha seda kaapima. Ja kui Isamaa tuli selle ideega, et inimesed, kes soovivad selle raha välja võtta ja kes tunnevad seda, et nad saavad oma asjadega elus ise hakkama, palun väga, võtke välja. Ja mina olin üks nende hulgast ja 100 000 hulgast ja siiamaani võetakse välja. Kuigi on tõsi, kõik ei ole välja võetud, kõik ei taha niimoodi elada. Ei, absoluutselt kõik ei taha niimoodi elada. Olen minagi vahepeal mõelnud sellele, et kas välja võtta, aga kuna minul nii head investeeringut terendamas ei ole olnud, kui sul, Priit, eks ole, sa proovi, pinguta. Siis mina ei ole seda võtnud, aga see, mis Reformierakonda praegu kannustab, on tegelikult hirm selles, et Isamaa tahab teise samba sellisel kujul täiesti ära kaotada, ehk eelkõige kaotada ära need riigipoolsed maksed sinna teise sambasse. Aga võtta, see 40 eurot, see kõlab nagu dramaatiliselt, aga tegelikult on see suhteliselt demagoogiline, sest et see, kui palju sa teisest sambast hakkad raha saama, sõltub sellest, punkt 1, kui palju sa oled palka saanud ja punkt 2, kui kaua sa oled korjanud seda raha. Ja kolmas on ka see, et teise sambasse investeerimise puhul sa saad ju nüüd ise ka oma osalust suurendada. Sa saad oma osalust suurendada, sa saad nüüd ju ka seda ise investeerida, kasutades investeerimiskontot näiteks, eks ole. Tänu siis Isamaa pensionisamba reformile, mitte lihtsalt niisama ei tekkinud see. Ei, seda küll, aga vaata see, mis praegu Reformierakonda kannustab, on küsimus sellest, et kas teine sammas sellisel kujul ehk riigipoolse panusega tahetakse üldse ära kaotada või mitte, eks ole, et see on see, mis Reformierakonda hirmutab, kas põhjendatult või põhjendamatult, see sõltub juba vaatepunktist ja erakondlikust toolist, eks ole. Ja kui või selline mulje jääda, et ma olen teise pensionisamba vastu täielikult, siis seda kindlasti mitte. Minu point teise pensionisamba osas on see, kui inimesel on võimalus oma raha välja võtta teatud tingimustel, need tingimused võivad olla ka tema nagu mingisugust vabadust liituda või siis uusi sissemakseid teha, selles osas need kindlasti võivad olla nagu kitsendavad, aga see võimalus peab olema, see teine sammas on hea, aga inimesel peab olema võimalus seal liikuda ja praegugi inimene saab nagu ise investeerida, saab teatud aja jooksul tagasi minna. Ma saan aru, et nüüd soovitakse, et 10 aasta asemel saaks nagu liituda uuesti 5 aastaga, võib-olla ma teeksin seda isegi, ma ei tea, aga miks mitte siis, miks 5 aastaga, miks mitte 2 aasta pärast või aasta pärast. Aga me ju teame kõik väga hästi seda, et lõviosa inimestest, kes teise samba säästud välja võtsid,
ei kasutanud seda raha sugugi mitte investeerimiseks, vaid kas maksid laene tagasi, tarbisid niisama ära ja kunagi tulevikus on need inimesed ikkagi nii-öelda riigi turjal, kui neil raskeks läheb riigikukil ja küsivad riigi käest täiendavat toetust, kuigi riik seda justkui neile juba korra pakkunud on. Aga mida see õieti tähendab, et inimesed on, seda kuuleb tihti ja ma nagu see ei ole küsimus nagu võib-olla nagu sinu kohta, aga see on ka nagu riiklikus retoorikas, et inimesed on riigi kukil tulevad raha küsima, et kuidas, mida siis õieti nagu tähendab, et kus kohas see järjekord on, kus seal Rahandusministeeriumi ukse taga või Sotsiaalministeeriumi ukse taga seistakse ja öeldakse, et makse mulle raha. Ma ei tea. Sa ei ole Priit veel nii vana, et sa teaksid, kuidas need asjad käivad, et no mitte, need inimesed mitte ei lähe Rahandusministeeriumi ukse taha, vaid lähevad oma kohaliku omavalitsuse tõenäoliselt sotsiaalosakonna ukse taha ja küsivad raha selleks, et talvel tuba soe oleks, et midagi oleks lauale panna, et saaks oma enam-vähem kulutused ära maksta, sest et vähemasti õnneks selle suitsuanduri, selle nad saavad Päästeameti käest tasuta. No jaa, et see on ja võiks vinguanduri ka saada, et need mõlemad on hästi sellised olulised asjad, kui on ahjuküte. Aga alati, kui räägitakse sellest pensionisüsteemist, siis on selline mulje, et see on nagu väga homogeenne seltskond, kes kunagi hakkavad siis nii-öelda vanadustoetust mingisugust sorti või pensioni saama ühest, teisest, kolmandast sambast. Et tegelikult on oluline ju see, et vaadata ka seda seltskonda hästi erinevat. Et inimesed, kes on jõudnud seal 60-ndatesse, 70-ndatesse, et nendel on, mingis mõttes neil on positiivseid punkte saavad selle eest, et nende siis tööstaaž on olnud hästi pikk ja sõltub ka nende palgatase, eks ole, selle tööstaaži juures. Need on erinevad kriteeriumid. Just nimelt üks asi, et tööstaaž on olnud pikk, kus tuleb mingisugune osa lihtsalt automaatselt juurde. Aga teine on see, et kahtlemata seal 90-ndat, 2000-ndat aastat kriisid ei pruukinud kõigile inimeste olla sugugi positiivsed või siis nende majanduslikule olukorrale ja rahakotile väga raskelt mõjuda. Samas peale kasvavad nooremad põlvkonnad, kes on, ma ise usun, et nad on rahatargemad, võib-olla nad usaldavad riiki rohkem kui vanemad inimesed, kes mõtlevad võib-olla nii, et tont seda teab, et annan selle raha ära, eks ole, siis ei saa enam kätte, täpselt nii, nagu oli selle teise pensionisambaga. Võib-olla nendel noortel inimestel on nagu palju paremad väljavaated siis juba seal 18-aastaselt liituda ja siis tõepoolest, kui nad on seal kuskil 50-60 või midagi taolist ja nad on teinud tublisti tööd, et siis nad juba, neil on kogunenud mingisugune selline summa raha, et noh, ma ei tea, Lõunamere saartele ei saa nagu minna, aga Hispaaniasse võib-olla mitte mere äärde, aga sisemaale saab juba vaikselt. Kindlasti tähendab see kindluse tunnet ja kindlasti ma loodan, meie noortel see kindluse tunne on, aga tegemist on ka ühe sellise teemaga, millest ilmselt enne ülejärgmise aasta Riigikogu valimisi ei räägita, aga mis järgmise aasta, meil on aasta vahetunud. Järgmise aasta Riigikogu valimisi ei räägita, aga mis kindlasti tuleb teemaks ja see on pensioniea tõstmine. Me ei pääse sellest mitte kuhugi ja see on täiesti vältimatu. Kas ta ei liigu praegu juba teatud ta liigub, aga kas 65 vist on praegu sel hetkel see ülemine piir? Ma arvan, et seda piiri tõstetakse ikkagi lähema 5 aasta jooksul veelgi. No, minu meelest on Skandinaavia maades siin või seal on juba tõstetud kõrgemale kui Eestis on. Nii et see on kahtlemata kurb, aga tõsi. Jah, aga milline masu käib Prantsusmaal, kus seda vist 63 eluaasta peale tahetakse tõsta? No jah, saame näha. Aga siinkohal väike paus.